Oleme siis täna külas Meirenil, tuntud sahatootja firmal siin Männikul ja räägime juttu Raul Renseniga, kes on firma asutaja ja üsna ammu juba sai see firma teil loodud. Räägi millal ja kuidas siis firma loodi? Meiren Engineering loodi algse ideega osutada lihtsalt projekteerimisteenust välisturgudele Soome ja mida me oleme aastad ka teinud, aga siis kuna see oma toote kirg oli ikka sees ja mõte kogu aeg liikus, olid uued lahendused ja ideed olemas, siis 2003 me hakkasime ka uut tüüpi lumesahkasid projekteerima juba ja 2004 me oleme väljas juba Soome messil. Siis oli ettevõtte väike, meid oli umbes 5 inimest kokku, kes enamus tegelesid lihtsalt projekteerimisteenuse osutamisega. Ma tean, et Soomest on väga raske tunnustust ja auhindu saada, et nüüd tänaseks olete ka Soomes saanud juba vist mitu auhinda. Jaa, Soomes saime kohe sahkade arendamise eest Jyväskyläs auhinna. Meil on auhindu nii palju, et need on meil enamasti teises toas kõik. Üks olulisemaid auhindu oli see, kui me töötasime välja 2 suunas toimiva parallelogrammi, mille peale meil on ka patendi taotlus esitatud. Ja siis selle lahenduse eest me saime juba Rootsi messil Östersundis 2013 aasta teehooldustehnika innovatsiooni auhinna. Kui olulised üldse on patendid teie firma arengus olnud ja kuidas nagu hindaksite seda kasutegurit patentide alal? No tegelikult on nii, et kasuteguri hindamine, ma arvan, toimub meil veidi hiljem, sellepärast, et need leiutused on veel üsna uued, nagu see üks oli ka aastal 2013 leiutatud ja üks teine patenditaotlus, mis meil enne seda oli, polüuretaan terahoidja, lumesaha terahoidja kohta 2012 sisse antud. Need on veel nii noored patendid, et seda kasutegurit on veel raske hinnata, aga me saame aru, et me peame oma intellektuaalset omandit kaitsma. Ilma selleta me ei saa ja kuna need lahendused on turul unikaalsed, sellele sarnast kellelegi ei ole, siis patendid on olulised ja hetkel meil on sisseandmisjärgus veel 5 uut patenditaotlust. Palju siis kokku patent on? Tegelikult patente ei ole meil veel mitte ühtegi, sest patenditaotluse menetlus kestab umbes 3 aastat. Aga sellest kuupäevast, kui on taotlus sisse antud, on prioriteedi kuupäev ja see hakkab kehtima. See tähendab, sellest kuupäevast tegelikult on juba teoreetiliselt meil olemas kaitse. Aga reaalselt muidugi see realiseerub patendi kättesaamisega. Ehk me loodame umbes 2 aasta pärast siis esimest patendit kätte saada, sest see protsess on nii pikk. Meil on Euroopa Liidu taotlused kui Eesti patenditaotlused mõlemad sees. Aga meil on näiteks hetkel 4 kasulikku mudelit. Nendest 2 on lumesaha tera kohta ja 2 on sellise uut tüüpi soola piserdamismehhanismi kohta. Väga huvitav selles mõttes, et sageli öeldakse, et mis see kasulik mudel, et teil on 4 kasulikku mudelit, miks te olete nad sisse andnud? No, kasuliku mudeli taotlemine käib oluliselt kiiremini, selle saab kätte umbes 1 aastaga ja selle tõttu meil on juba need 4 kasulikku mudelit käes. Me oleks võinud nendele taotleda ka kasulikud mudelid, aga kuna seal leiutustase on meie arvates oluliselt kõrgem kui nende kasulike mudelite puhul, siis me eelistame kindlasti patenti, sest patendil on palju laiem kaitseala ja siis Euroopa Liidu patent on see, mis hetkel võib-olla meid rahuldab, kuigi ilmselt oleks vaja olnud ka ülemaailmset patenti. Aga see on ju kõik kulu ja kuna meie põhiline turg on ikkagi Euroopa praegu, siis me loodame, et esialgu Euroopa Liidu patentidest piisab. Milline on teie soovitus alustavale ettevõttele täna startupile, kes Eestis tahab maailma minna? Kindlasti on see, et peaks olema hea idee ja visioon, mida sa tahad oma tootes näha ja kellele sa tahad müüa ja milleks see toode kasulik on. Kui sul seda ei ole, siis lihtsalt tühjalt kohalt on väga raske midagi välja mõelda ja kuhugi jõuda. Kuidas see takkajärjel hingad? On teie olnud nagu kerge või pigem raske, väga raske?
ma ütleks, et keskmine. Alati tahad, et kõik läheks kiiremini, käive kasvaks kiiremini. Siiski me oleme aasta-aastalt käibed kahekordistanud ja väikeste languste järel jälle uuesti tõusnud, et ma arvan, et see on olnud selline keskmine. Aga suur tänu intervjuu eest ja palju edu edaspidiseks sahkade müümisel üle maailma. Uurime, kuidas siis Meirenil on läinud, palju on sahku müüdud läbi aegade ja viimastel aastatel? No, läbi aegade kindlasti on müüdud palju sahkasid, aga aastas müüme circa 200-300 sahka. Nii et peamiselt siiski ikkagi maanteesahad, ehk siis mis töötavad kiirteedel suurte autode ees, on alussahad, külgsahad, esisahad. Et see on nagu meie põhiline segment. Et viimasel ajal suurendame ka oma müüki traktorisahkade koha pealt. Kuhu on sahad läinud peamiselt? Mis riikides? Peamine turg on meil ikkagi täna olnud Skandinaavia, ehk siis Soome, Rootsi, Norra, et need on meie põhiriigid. Et viimasel ajal on suurenenud ka müük, siis on Taani, midagi nüüd Islandile ja loomulikult ka Baltimaad, ehk siis ka Eesti on olnud väga hea müügi eelmisel aastal näiteks. Ma tean seda, et auhindu nopiti iga aasta ja üks neist on siin kapi peal, et räägi sellest ka pisut, mis see on? Et see on tunnustus meile sellel aastal, ehk siis õnnestus saada Saksa majandusauhind Eestis, ehk siis ei ole niisama saadud auhind, vaid siis oli suur žürii. Oli meil nii-öelda siis konkurente 19, kes alustasid selle auhinna saamiseks. Pääsesime lõppkuuega sisse ja siis mõni päev tagasi siis anti meile see üllatusena välja, et olime väga nõelikud selle üle.